Tundub, et see on alanud. Kuuba on puhkenud protestides praeguse kommunistliku võimu vastu ja täpselt samal ajal sattus Vabaduse saarele ootamatult Ameerika Ühendriikide Keskluureameti direktor. Kogu maailm jälgis Pekingit, kus kohtusid Trump ja Xi Jinping, kuid Kariibi merel juhtus midagi, mis potentsiaalselt muudab kogu piirkonda. Kuubal puhkesid massilised protestid, mille toimumist oli veel pool aastat tagasi väga raske isegi ette kujutada. Ja samal ajal lendas CIA direktor John Ratcliffe salaja Havannasse, et pidada seal teatud läbirääkimisi. Võtame need 2 sündmust üksikasjalikult läbi ja mis kõige tähtsam, vaatame nende seost. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal ja pange videole like. Ja palun kirjutage selle video alla ükskõik milline kommentaar. See aitab väga palju kaasa sisu levikule YouTube'is. Ma olen teile selle eest väga tänulik, et võimalikult paljud vaatajad saaksid neid saateid näha. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Nii et lõpuks on Kuubal puhkenud rahvaprotestid võimul olevate kommunistide vastu. Financial Times kirjeldab saarel toimuvat kui ulatuslikku energiakollapsit. Kütusevarude täieliku puudumise tõttu elektrivarustus kadus peaaegu kõigis riigi provintsides. Kujutage ette, Kuubal jäävad inimesed kuni 22 tunniks ööpäevas ilma elektrita. See ei ole ajutine katkestus ega graafikujärgne katkestus. See on süsteemne kokkuvarisemine ja juba on selge, et kütust ei tule. Kuna USA blokaad töötab täisvõimsusel ja isegi Venemaa laev, muide, ei saanud hiljuti Kuuba sadamasse sisse. Energeetikaminister. Kuuba energeetikaminister Vicente de la O. Levi ütles midagi, mida ta ei kuule tihti ametis oleva valitsuse ministrilt. Ja edasi tsiteerin tema sõnu. Ta ütleb, meil ei ole üldse naftat ega üldse diislikütust. Meil ei ole reserve. Jah, see on Kuuba energeetikaminister, kes tunnistab, et reserve ei ole ja mingit helget tulevikku silvapiiril ei paista. Ja riigi energeetikaminister tunnistab avalikult, et riik on sõna otseses mõttes jäänud ilma kütuseta. Kust Kuuba üldse naftat sai? Tuletame meelde Venemaalt, kummaliste toetusmehhanismide kaudu. Viimane Venemaa saadetis jõudis kohale märtsis. Ja sellega on kõik. Uusi naftasaadetisi Venemaalt ei ole. Lisaks sai Kuuba naftat ka Venezuelast, keda omakorda toetas Venemaa. Aga ka seal keerati aasta alguses kraan kinni, nagu te teate, pärast Nicolas Maduro režiimi kukutamist. Siis Mehhiko üritas Kuubat aidata, kuid USA blokaad ja tariifide ähvardused sundisid Mehhikot Kuubale abist loobuma. Ja kõik, Mehhiko enam naftat ei anna. Lõpuks jäi Kuuba üldse ilma kütuseta. Ja Trump ütles täna veel pilkavalt, et las nüüd kuubalased tõestavad, et nad on üldse väärt Washingtoniga läbirääkimisi pidama. Ja selle kõige tagajärjed on kohesed. Nii kirjeldab Financial Times Kuuba protesti. Inimesed lõid potte ja panne kokku, sest pidevate elektrikatkestuste tõttu olid nad isegi organiseerunud. Riigi poolt toiduainete jagamine osutus ebastabiilseks. Te võite öelda, mis seal ikka potte kolistada. Ma rõhutan, see on Kuuba, kus sellist asja oli üldse raske ette kujutada. Läheme edasi. Meelevaldajad põletasid teedel barrikaade ja politsei püüdis rahva hulka ohjeldada. Juba on teateid esimestest kokkupõrgetest. Ja nüüd kujutage ette, ametlikul turul Kuubal kütust ei ole. Siin ütleb energeetikaminister, et kütust ei ole, reserve pole üldse. Aga on olemas must turg. Ja Kuuba mustal turul maksab bensiin $8 liitri eest. Aga siin on probleem. Kuubal on keskmine palk umbes $30 kuus. See tähendab, et kogu oma kuu palga eest saate mustalt turult osta vaid 3,5 liitrit bensiini. Aga siin ilmub selles loos ootamatult huvitav detail. Teatatakse, et CIA direktor külastab Kuubat harulaseks kohtumiseks ajal, mil saar on kütuseta. Milles on asi? John Ratcliffe, see on USA Keskluureagentuuri direktor, juhtis Ameerika delegatsiooni ootamatu visiidi ajal Havannasse. Teatatakse, et ta kohtus Raul Castro pojapojaga, keda tuntakse kui Raulitot, väga ebatavalise kohtumise käigus. Läbirääkimistel osalesid ka Kuuba siseministeeriumi esindajad. Aga kogu asja mõte on selles, et läbirääkimistega hakkasid äkitselt tegelema just CIA inimesed. Kuuba võimud teatasid vaid, tsiteerin, mõlemad pooled rõhutasid oma huvi kahepoolse koostöö arendamise vastu, õiguskaitseorganite vahel, mõlema riigi julgeoleku, samuti piirkondiku ja rahvusvahelise julgeoleku huvides.
ja peamine tees, mille Havanna kohtumise käigus esitas, tsiteerin. Kuuba ei kujuta endast ohtu Ameerika Ühendriikide riiklikule julgeolekule. See on väga oluline lause. Kui Havanna väidab, et just seda öeldi CIA direktoriga peetud läbirääkimistel, siis tähendab see, et just see väide on oluline. Ja see oli arutelu objektiks. Tuletan meelde, et ameeriklased ütlevad otse, et Kuuba kujutab Ameerika Ühendriikidele tegelikku ohtu. Ja juba see fakt, et seda hakati arutama, on samuti juba signaal. Sest Trump vihjas ise paar päeva tagasi, et USA ja Kuuba kavatsevad omavahel läbi rääkida. Ja kavatsevad arutada näiteks Venemaa või Hiina mõju saarel. Seetõttu võib öelda, et tundub, et protsess läks isegi kiiremini, kui oodati. Seetõttu arvasid mõned, et Kuuba leiab siiski kuskilt kütust ja see šantaaž ei toimi. Nüüd on peamine küsimus see, mis täna Kuubal toimub. Kas see on CIA operatsioon või mingi spetsiifiline diplomaatia? Aus vastus on, et see on mõlemad korraga. USA ei saada kunagi CIA direktorit, vaid ikka välisministri või mõne diplomaadi läbirääkimistele, millel on puhtalt humanitaarne iseloom. Kui on vaja kokku leppida, siis saab seda teha. Poliitiliselt ei ole seal CIA direktorit. CIA tegeleb luure, salajaste operatsioonide ja läbirääkimistega seal, kus diplomaatia pole veel ametlikult alanud, tavaliselt. See tähendab, et peetakse selliseid tagatubade läbirääkimisi, et hiljem saaksid need ametlikud diplomaadid üle võtta. See on teate selline maa kuulamine ja pinnakompamine. Mida USA Kuubalt tahab? Mõnda asja. Esiteks suhete katkestamist venelastega. Kuuba on muutunud Venemaa mõju vahejaamaks Ladina-Ameerikas. Kui nafta on otsas ja Moskva seda ei tarnita, on Havana haavatav ning see on võimalus Washingtonile. Teiseks on see, et lõpetataks Vene sõjaliste objektide olemasolu Kuubal, sealhulgas radioelektroonilise luurejaam Lourdeses. Kolmandaks võib-olla läbirääkimised Kuuba poliitvangina saatuse üle, mida nõuavad inimõiguslased ja Florida kubalastest kongressmenid. Mida tahab Kuuba? Kuuba tahab muidugi kütust. Kuuba tahab sanktsioonide kaotamist. Kuuba tahab hingata pärast aastakümnete pikkust majanduslikku blokaadi. Ja kui Venemaa ei suuda enam naftat tarnida, Venezuela ei suuda, Mehhiko ei suuda, keegi ei suuda, siis on siin ainult üks alternatiiv. Ja see alternatiiv saabus Ameerika valitsuse lennukiga Havanna lennujaama. Ma arvan, et te mõistate, millele vihjatakse. Ameeriklased ütlevad, me anname teile kütust rohkem kui küll. Ja siin on oluline meeles pidada, et USA on juba tegelikult välja surunud. Nicolas Maduro Venezuelast asendades ta pro-ameerikaliku administratsiooniga. Nüüd on kord Kuuba käes. Ja see ei ole juhus, see on järjekindel strateegia. Vaatame nüüd, mis sellest välja tuleb. Nüüd on väga oluline jälgida, sest läbirääkimised on juba alanud ja nagu näete, millisel tasemel. Seega siin tuleb kindlasti mingi tulemus. Siin panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt, tehes annetuse või tasulise sponsortellimuse, kasutades selle video kirjelduses olevaid linke ja andmeid. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõike head.